Väga äge, jõudu! Aga tänud hääletamast. 2 aastat tagasi poleks uskunud, et tuleb peaministri kutse Eesti koolist ideega avalikustas. Nojah, aga ma näen, elu on imeline. Jõudu! Sellise energiaga kõndis peaminister valitsushoone hoovis toimunud Eesti mehitamata sõidukite teekaarti esitlusel. Tegemist on plaaniga, mille eesmärk on teha Eestist üks paremaid riike droonide arendamiseks ja katsetamiseks. Tõtt-öelda ma arvan, et ega otse öeldes kuskilt ei olegi midagi liiga palju puudu. Et on olemas nii turgu, ettevõtlikke inimesi, kogemusi, nii et lihtsalt tuleb ise toimetada. Politsei- ja piirivalveameti hinnangul on madalamates õhukihtides olukord aga kohati kontrolli alt väljas. Päris pimedad me loomulikult ei ole ja seda tuleb vaadata ka õhukihtide kaupa, et üle Eesti suured õhuseireradarid, mis katavad kogu Eestit, on juba meil mõnda aega olemas. Aga nüüd ennekõike räägime madalamates kihtides, kuhu nii tsiviilkäibes kasutatavad drooniku sõjadroonid üsna tihti satuvad ja siin hallialasid on veel piisavalt, mida tuleb parandada. Lihtsustatult öeldes Kaitsevägi ja politsei tegelevad selle tõrjumisega, elutähtsate teenuste objektide valdajad saavad ka oma õigused ja lisaks paneme uusi radareid, tuvastusseadmeid ja meil on võimalus ka teatud hulgal droone alla lasta, nagu praktika näitab. Selleks, et killustatus lõpetada, ongi loodud uus teekaart, mis peaks erinevate riigiasutuste tegevuse kokku siduma üheks tervikuks. Teekaart tähendab konkreetset plaani, mida siis erinevad riigiasutused peavad tegema selleks, et Eesti saaks üheks parimaks droonide arendamise ja testimise keskkonnaks. Ettevõtjate hinnangul on pilt aga vähemalt hetkel keeruline. Me saaksime veelgi paindlikuks minna, mis puudutab näiteks sidesagedusribasid ja erinevaid jammimise ja GPS-i segamise tehnoloogiaid ja nende vastu võitlemise süsteeme. Valitsuse poolt on oluline, et aidatakse ettevõtetel kergemini neid testimise tsükleid läbi teha. Et tullakse vastu, et niisugune võimekus on olemas. Osa tootjaid ootaksid ka suuremat kontrolli, et ei tekiks olukorda, kus Eesti ettevõtetel keelatakse mingeid võimsusi, aga ei kontrollita, kas importdroonidel ikka kõik nõuetele vastab. Võrdset kohtlemist teiste droonitootjatega mujalt maailmast, et sageduslubade koha pealt, et võimsustest välistingimustes võtta viimast, mis täna siis turuliidrid pakuvad, et võiks kontrollida, kas need on legaalsed. DJI-droonide maksimaalsed kaugused on väga küsitavalt sellise võimsusega, nagu on piiritletud. Nimelt ei ole droon ainult sõjariist, vaid Eesti drooniettevõtted peavad konkureerima ka välismaiste erinevate teenuste osutamise droonidega. Mõnda neist uuris peaminister isegi. Seal kolleegid pakkusid näiteks metsamassiivi mõõtmist ja nii edasi. Absoluutselt, et see on see platvormi võlu. Et meie see nii-öelda lõppeesmärk on see, et neid droone on üle riigi. Ja need mehed, kes droone opereerivad, on meie kontoris. Ja selle kaudu siis me saame seda nii-öelda laiendada, et peaminister ütleb, et tal on objekt, siis mitte mees ei hakka Tallinnast sõitma, vaid droon tõuseb kuskilt lähemalt ja teeb selle töö ära juba. Ja see sama tegelikult ju kehtib kaitsevaldkonnas, et sul on või politseitöös. Kas värske teekaart suudab leevendada pingeid ametkondade ja ettevõtjate vahel, näitavad lähiaastad.